Minu 4. Ukrainas toimuvat Venemaa algatatud täiemahulist sõda käsitlev dokumentaalfilm ei valminud pelgalt seepärast, et dokumenteerida venelaste sõjakuritegusid. Ega ka seepärast, et uurida, kaua sõda veel ometi kestab. Vaid et näha, kuidas Ukraina on 4 aasta jooksul riigina muutunud. Selleks viis teekond mind lõpuks ka täitsa riigi teise nurka, Venemaa piirist vaid mõne kilomeetri kaugusel paiknevasse Harkivisse, kus õhurünnakud saatsid sisuliselt mu iga hingetõmmet. Нам нема куди відступати, ми не можемо все покинути, нам треба залишатися і стояти. I can't imagine how many children may die. Ukraine on its own can't solve problems we face. Today, the main target is electricity. First time in 6 months? Yeah. Really? This situation, yeah. Is it scary for you? For me, no. Venelased tulistasid meie pihta põhimõtteliselt rakette igast ilmakaarest 180 kraadi raadiuses. Ukrainas on toimunud viimase 3 aasta jooksul rohkem arengut kui kogu Läänes ja NATOs eelneva 30 aasta jooksul. Aga kõigest järgemööda. Kuidas me võtame kokku lõppeva sõja-aasta Ukraina vaatest? Kas me saame öelda, et see oli edukas, võttes arvesse, et mõningatest mõõndustest hoolimata on ju Ukrainal endiselt alles oma suveräänsus? Ukrainlaste jaoks ka ise kindlasti edukas aasta on see, kus nende iseseisvust ei kaotatud. Et kui rinne püsib ja venelased sellest läbi ei tule, siis on edukas aasta. Et ma ütleks ka seda, et Venemaa on sõja kaotanud siis, kui ta ei täida oma eesmärke, ehk siis kui ta ei hävita Ukraina rahvast ja valitsust, ehk siis selle järgi on Venemaa juba sõja kaotanud. Aga see teine võib-olla mõnes mõttes olulisem tasand sõja pikaajalise arengu mõttes nii-öelda lääne ühtsus Ukraina toetamisel, see on vahepeal ära lagunenud ja on ilmnenud märke, et meie põhiliitlane USA idee poolest mängib kokku Venemaaga. Pole kahtlustki, et sõjatandri väljapaistvamaks tegelaseks on 4 aasta jooksul muutunud droonid. Ukrainas on praegu dilemma. Tuleb otsustada, kuidas piiratud inimressurssi prioriseerida. Sõnab julgeolekuekspert Mykola Bieleškov, kelle igapäevatöö on hoida Ukraina presidenti kursis rindel toimuvaga. It's still people who operate within this mobile fire teams, who operate UAV interceptors, who operate surface-to-air missiles. And then you have a crisis of infantry, and then there was a waves when people were transferred from air defense to infantry, and it unfortunately undermines. Suursaadik Anneli Kolgi sõnul proovivad venelased praegu seda Ukraina armees valitsevat dilemmat igati ära kasutada. Nüüd on ikkagi siis eesmärgiks võetud kogu see tsiviilelanikkonna veel rohkem terroriseerimine ja mis on midagi teine faktor on see, neil on meeletult šaheede, mida ei olnud 2 aastat tagasi ja millega on nagu lihtsam rünnata, neil on reaktiivmootoritega, need on lõhkelaengutega ja nad lihtsalt koormavad Ukraina õhutõrje niimoodi üle, et väga raske on nagu õhutõrjel tegutseda. We can't fully shoot down 100% and still some of UAVs, cruise ballistic missiles, they destroy either power generation or transmission, and especially they attack frontline regions or regions nearby the front, like Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia. Suundusin siis Ida-Ukrainasse kahjusid hindama. Mida kilomeeter rohkem itta, seda rohkem oli märgata, et sõda on muutnud suuremadki keskused üsna halliks ja kõledaks paigaks. Kuid elu neis on ukrainlased siiski käimas suutnud hoida. Riigi suuruselt 4. linnast Dnipros vestlesin psühhiaater Larissaga, kes on linna ainus lastega tegelev psühhiaater. Tema tööle aitab kaasa ka Eesti, kes pakub talle tööks digitaalset diagnostika ja raviplatvormi Documental, võimaldades tal ohutust silmas pidades patsiente vastu võtta veebipõhiselt. Uurisin, kuidas 4 aastat kestnud lakkamatu pommitamine inimese psüühikale mõjub. Я вважаю, що ті українці, які залишились в Україні, то стан у них ментального здоров'я такий на достатньому рівні. Бо тільки стійкість їм дозволила тут лишитися. Ті, хто боїться вибухів, ті, хто боїться тотального вторгнення, ті вже давно за кордоном, ті вже давно на Западній Україні і так далі.
Triinu Perve on üks usinamaid vabatahtlikke eestlasi, kelle elu viimastel aastatel suurenesti Ukrainat abistades möödubki. Kurva tõsiasjana tõdeb naine, et lõpuks väsivad ka kõige sitkemad ukrainlased. Sõdurid on ja ka mittesõdurid on väsinud sellest, et me kõik kaotame seal sõpru. Lähedasi me kaotame, ikka veel on kaotatud ju tegelikult linnasid ja piirkondasid, kuhu mina olen astunud aastal 2023 ja kuhu ma nüüd enam minna ei saa. І я вважаю, ті люди, які зараз допомагають фронту, які працюють під вибухами, наприклад, я вважаю їх стійкими і ментальне здоров'я в нас, дякувати Богу. Rasketel aegadel, eriti aga sõjas, loodetakse sama palju kui sõdurite ka humanitaarabiorganisatsioonide peale. On see ju parim hetk, et end tõestada. Ukrainas, nii nagu ka paljudes teistes kohtades, on suurimaks abipakkujaks Punane Rist. Maailma suurim mittetulundusühinguna tegutsev humanitaarabivõrgustik. Olgu ette öeldud, et tõsisemate ringkondade hulgas pole ühingu maine just kiita. Peamiseks põhjuseks kaheldav prioriteet ehk enese neutraalsuse kilbi taha peitmine. In 2022, everything changed, just as it did for millions of people in Ukraine. Our ability to provide a humanitarian response required a reassessment, right? So obviously you saw this massive upscale in the armed conflict and a corresponding kind of increase, huge spike in humanitarian needs. And so I think the most dramatic change for us was adapting to that, suddenly jumping from a relatively kind of localized humanitarian response to something that became our largest global operation in the world in 2022 and is still to this day, and that will continue into next year as well. Neutraalsus on aga kahe otsaga asi ja konfliktides, kus üks osapool rahvusvahelisest õigusest igat moodi üle sõidab, võiks lausa öelda, et neutraalsus on kuradi tööriist. Ja seda hästi mõistes on Venemaa Punase Risti ka veenvalt oma propagandavankri ette kinnitanud. Näiteks viis 2024. aastal Venemaa sõltumatu uudisteportaal Medusa läbi uuringu, mis avalikustas, et paljud niinimetatud abitöötajad, kes okupeeritud Ukraina aladel justkui humanitaarabi andmisega tegelesid, osutusid hiljem Vene luurajateks, kes inimestel ajupesu tegid ja halvimal juhul Ukraina sõdurite sõjavange lausa piinasid. It's not a perfect tool. It's the tool that we think works best for us in terms of access. But in this case, we're not able to cross the front line. Kellel aga on võimalik rindejoont ületada, on mõistagi sõdurid. Jeleškov sõnab, et suures plaanis pole sõdurite probleemid sõja kestel muutunud. In a half a year, probably we would discuss the same set of questions, how to ensure that Russian advances don't turn into a breakthrough, how to ensure the function of the state given the fact of continuous attacks and involving Russian tactics, how to generate proper support for mobilization, how to sustain international coalition which support Ukraine since spring 2022. Peamine probleem armees on endiselt jalaväekriis, professionaalsuse kriis, mis on kahjuks kurnatussõja ootuspärane tulemus. Olukorda monitoorimas ja meiegi tarvis hädavajalikke õpetusi omandamas käib tihti ka endine Kaitseväe juhataja Martin Herem, kelle sõnul pole lääne väärtusi kaitsvate sõdurite meelelaad kurta. Ma olen ikkagi päris pikka aega mõningatega nendest koos olnud, tunde ja päevi, et nad mind ka usaldaksid ja räägiksid veidi rohkem võib-olla kui lihtsalt suvalisele inimesele tänavalt. Ma ei ole näinud moraali langust, aga ega nad ei oska öelda, millal see lõpeb ja seepärast nad teevad enda jaoks seda võib-olla veidi vastuvõetavamaks, öeldes elame üks päev korraga, jääme ellu, aga lõpuks me lööme nad siit kõik minema. Ukraina armee 210. ründeväebrigaadi kapten Pavlo Sinenko liitus sõjaväega 5 aastat tagasi, vahetult enne täiemahulise sõja algust. Tema sõnul algas sõda Ukraina jaoks küll ootamatult, kuid aastate jooksul on sellega täielikult harjutud ning inimene, kes sõdurites elas veel rahupäevil, on sõja kestel muutunud. Ми всі доволі втомлені, наші військові доволі втомлені, але ми налаштовані на боротьбу, оскільки розуміємо, що від цього залежить наше виживання. Нам нема куди відступати, ми не можемо все покинути, нам треба залишатися і стояти і битися. Нашим військовослужбовцям, Збройним силам треба бити ворога. Треба перемагати Росію, перемагати, щоб це не пішло далі, щоб ту кров, яку проливають наші люди, не довелося проливати комусь іншому.
воюючи з Російською Федерацією? Ma olen nendel käikudel siin märganud ühte asja. Ja see on, kui väga ukrainlased tahavad eristuda oma vaenlasest. Et see on, hakkab väikestest asjadest nagu tänavakoristus, kultuuri üleval hoidmine, prügimajandus, aga ka keele rääkimine. Et ikkagi väga paljud, kes räägivad tegelikult ladusat vene keelt, räägivad ainult ukraina keelt. Väga palju inimesi, kes 22 aastani rääkisid vene keelt ainult ja kodus ka, on täna vaata, et ära unustanud vene keele. Nendel on sõnade leidmisega juba raskusi. Heremi sõnu kinnitab ka 24-aastane Liisa, kes mind Ida-Ukrainas saatis. Kohtusin temaga hiljem ühes Kiievi pargis uuesti, et uurida, mis värk siis ikkagi ukrainlastel selle vene keelega oli. Et seda isegi ka pärast 2014. aasta Maidani revolutsiooni ka oma keskis edasi rääkima pidi. Змінилося в моєму житті після початку повномасштабного вторгнення. Це те, що я перестала спілкуватися російською мовою. Я перестала слухати Wow, really? Yeah, really. Õige jah. Siinkohal on paslik mainida, et minu viimatine rännak Ukrainasse novembri hakul katusajaga, mil Venemaa korraldatud täppisrünnak Ukraina energiataristule viis selle totaalselt rivist välja ning paljudes paigus jagub elektrit tänase päevani vaid mõneks tunniks päevas. See jälle tähendab, et iga ametiasutus peab enda ülalhoidmiseks ööpäevaringselt käimas hoidma ka vähemalt üht generaatorit. Olgu selleks asutuseks siis kool, hotell või ka restoran, kus Liisaga sai juttu jätkatud. Раніше я слухала, я думала, що це класно, круто, це дуже було модно серед моїх однолітків слухати музику російською. Вважалося, що якщо ти говориш російською мовою, то ти крутий, ти з міста, а українська мова стереотипно вважалась просто мовою села. Це було непрестижно. Mõne hetke pärast jätkame arutelu ukrainlanna Liisaga vene kultuurist lahtiütlemise üle. Російська мова почала в цілому асоціюватися з отим всім злом. Samuti arutame USA rahuplaani, mille algne lekkinud mustand korrutas vaid Kremli jutupunkte. See on klounaad, see on nali, see on tsirkus. Ja sukeldume Harkivisse, kus teeme juttu vabatahtliku päästetöötaja Pavloga, kes hiljaaegu pääses napilt venelaste droonirünnakust eluga, samal ajal kui kõigil sündmuspaigas viibinutel nii hästi ei läinud. 3 pieces of shrapnels directly attacked his body and he died immediately. Жити в Харкові було дуже класно і круто до 2022 року. Це дуже красиве, гарне місце. Воно було інтернаціональне, тому що в Харкові дуже багато університетів, в яких навчалося багато студентів з різних куточків світу. Tetjana on terve elu Harkivis elanud. Ta kuulub vabatahtlikest koosnevasse päästeorganisatsiooni Dobrobat, eesti keeli heategevusbrigaad. Tema sõnul elas enne sõda Harkivis üle 2 miljoni inimese. Nüüd on pooled linnast lahkunud või halvemal juhul surnud. Ми намагаємося жити своє нормальне життя, тому що наразі не маємо іншого вибору. Samal ajal on uue hooga ja tõsisemalt kui kunagi varem käima läinud rahuläbirääkimised sõja lõpetamiseks. We're getting closer. We're having tremendous support from European leaders. They want to get it ended also. And at this moment, Russia wants to get it ended. The problem is they'll want to get it ended and then all of a sudden they won't. And Ukraine will want to get it ended and all of a sudden they won't. So we have to get them on the same page. Esialgne šokk, mis tulenes lekitatud rahuplaani mustandist vastuvaatavatelt vaid Venemaale kasulikest tingimustest, on läbi elatud ning Euroopa ja Ukraina juhid peavad iga nädal erinevates maailma otstes kõnelusi USA esindajatega.
Kas kogu see Euroopa ja Ukraina poolne kemplus selle niinimetatud rahuplaani ümber on vaid järjekordne vaatus etendusest, kuidas mitte panna Trumpi täielikult Ukrainat hülgama, sest me teame ju väga hästi, et ega Venemaa oma niinimetatud juurpõhjuste likvideerimisest ei loobu nii või naa. Nad on pigem nõus olema ilma elektrita, ilma soojata, ilma veeta, aga peaasi, et oma vabal maal. Aga see ei ole, ja enamused ikkagi kardab, et isegi kui rahuleppe tehakse, ütleme siis seal on võib-olla mingi 5 aastat on seda rahu, ja siis tuleb ikkagi Venemaa suruma edasi, et nii-öelda nagu nad on öelnud, kuni võiduka lõpuni või kuni viimse ukrainlaseni. Kui Trump tahab mängida Putini tempos, Putin loob selle tempo praegu, öeldes, kas lükates mingid ettepanekud tagasi või võttes midagi vastu või süüdistades Zelenskit. Trump on igatahes otsustanud, et tema Putini tempos käib ja Putinile initsiatiivi annab, olles reaktiivne pool selles protsessis. Siis Zelenski, kuna suur osa rahast ja toetusest üle poole tuleb läänest ja ka Ameerikast, siis ta lihtsalt poliitiliselt ja diplomaatiliselt on sunnitud selle protsessiga kaasas käima. Me peame oleme realistlikud ka selle nii-öelda võib-olla saavutatava rahu nagu kestlikkuse osas. Euroopal ei ole selliseid julgeolekugarantiisid sõjalisi anda, mis venelasi heidutaks. Venemaa NATO-t ei karda, oma väed on ta sõjaajaks kõik NATO piiride juurest ära viinud. See on klounaad, see on nali, see on tsirkus. Venemaal on eesmärgid väga selgelt välja öeldud, neid ei huvita mitte ükski rahuleping ja nad on loomas taas oma impeeriumit, võttes taas uusi alasid juurde. Vahest üks grotesksemaid Moskva nõudeid Kiievile on Ukraina alade loovutamine Venemaale, mida viimane isegi ei okupeeri. Ukrainas viibides ja sõduritega vesteldes saab üha selgemaks vastus küsimusele, kuidas Vene armeel pole 4 aastaga territoriaalselt õnnestunud Ukrainas mingisuguseid läbimurdeid saavutada. Asi polegi niivõrd Moskva ebapädevas juhtimistaktikas, kuivõrd Ukraina rahva kõrges kaitsevalmiduses. United 24 hinnangul oleks isegi Vene sõduritega samast punkti startinud tigu jõudnud praeguseks välja Viini, kui alustanuks liikumist sõja esimesel päeval. We need weapons, we need technic, automobiles, technic trucks. It's very important. Logistics is very important to win wars. So you can use weapon to win battles, but to win wars you need logistics. Logistikaga ukrainlaste abistamine pole eestlastele midagi uut. Läksin mina isegi Ukrainasse masinkolonniga ning kohtasin Kiievis ka NAFO brigaadi, kes sõja kestel Ukrainasse viinud sadu maastureid, mis rasketes maastikutingimustes annavad võitlejatele vaenlase ees suure eelise. Ega neid autosid üle ei jää, et pigem on puud. Ja see on see, mida ikkagi Ukraina kõige rohkem vajab, et see just on see mitte nüüd otsene sõjategevus, vaid see just ellujäämisprotsent, et kas evakueeritada 6 tundi või 60 minutit, selles on nagu suur vahe, et keskmiselt üks auto päästab 50 rindemehed. Kui Eestis ei saa paljud aru, et miks seda vaja on, siis siin saavad kõik sellest väga hästi aru, kõik on väga tänulikud ja kõik on ka väga motiveeritud. Ukraina on mitmes erinevas kategoorias väiksem kui Venemaa, tal on kõikidest asjadest puudus võrreldes Venemaa ressurssidega. See on raha, inimesed, relvastus, tõenäoliselt ka aeg, et venelastel on seda kõike rohkem. If you look at the situation through Putin lenses, yes, he has problems, economy, also a problem of sustaining the fight, but he sees Ukrainian manpower problem. He sees that Europe is still just rising to the challenge of being a primarily supporter of Ukraine, both militarily and financially, and US withdraw, take a distance. Kas Ukrainaga võiks halva rahu puhul juhtuda näiteks sama, mis Saksamaaga pärast esimest maailmasõda, pärast Versailles lepingut? Ukraina rahvas on päris laetud pärast seda sõda kindlasti ja see on võimalik. Mingi tagasilöök sellest rahus, see rahu, seda ei tohiks võtta nagu Trump seda võtab. It's American weapons, American's money. We thank for any help that we can get. We understand that it's not American war, but we раді будь-якій допомозі, яку зможемо отримати. Any help that we can get, it's very important for us. Kui tuleb halb rahu, siis ma arvan, et Ukraina ja Venemaa mõlemad jäävad otsima seda uut võimalust, et madistama hakata jälle.
et see sõda minu silmis saab seda lahendada ainult relvastades Ukrainat, hävitades Vene ründepotentsiaali ja Venemaa ei peatu ühegi sõna eest, ta peatub siis, kui talle oleks korralikult lõuga anda. Чому люди після Майдану і після початку повномасштабного вторгнення продовжують спілкуватися російською? Це дуже гарне питання. По-перше, це зона комфорту для багатьох людей, і їм просто важко подолати цей бар'єр і почати говорити українською мовою, тому що для них українська мова – це взагалі інша мова. Ukrainale on see ikkagi olnud suur uhkuse allikas see sõda, oleme ausad. Ka need, kes seal kõige raskemates tsoonides, eks ole, võitlevad Ukraina eest, on sageli äsja Ukraina keele omandanud venelased. Ukraina venelased. Trumpi järeleandlikkus on teinud enesekindlamaks ka Venemaa juht Vladimir Putini. Ja kuigi Trumpi esialgne sõnum presidendiks kandideerides oli sõda lõpetada esimese 24 tunniga, mõirgab Kreml endiselt niinimetatud juurpõhjuste likvideerimisest Ukrainas. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Do you think that Trump's grip on Putin to admonish him has become weaker and less influential? Trump attitude evolve. That's visible, that's palpable. So probably right now he doesn't have illusions he had. Last year he had a lot of illusions and he thought that it would be much more easier. But we have a major problem that Trump frustration, it doesn't turn into a policy of supporting Ukraine. It doesn't turn quickly, in a policy of pressuring Russia. Багато людей перейшли з російської мови на українську мову, тому що їм просто стало бридко говорити російською. Російська мова почала в цілому асоціюватися з отим всім злом, яке принесли росіяни в 22-му році, яке вони продовжують нести зараз. Ja seda ei saa isegi nimetada vihaks, vaid see on ka kohutav pettumus, sest mitmel moel on ikkagi Venemaa neid petnud. Viha ja raev nende vastu, see ei olegi võib-olla nii tuntav, kuivõrd just nimelt selline pettumus mitte kunagi enam nendega tegemist teha. Russia, this is the greatest country in the world, the most cultured country. For me, it's a good way if we have some concrete beaten wall in all our border. Tema on Pavlo, järjekordne näide sitkest ukrainlasest, kes terve oma elu on elanud Harkivis. Üleüldiselt võib harkivlasi pidadagi elus kõike näinud inimesteks ja mõni kuu tagasi, 22. oktoobril, nägi Pavlo ka surma väga lähedalt. Ta oli jõudnud just autoga tööle, kui tema selja taga asuvasse lasteaeda lendas sisse venelaste droon. First my thinking that I need to call ambulance because I can't imagine how many children may die there. This is my first video after the first drone. And this is I make this film because I need to send for our office with office rescue men because they need to understand where they need to go, which type of techniques they need to use. Tekkis sõnul seletamatu kaos, mille kestel püüti esmalt selgusele saada, mis just juhtunud oli, kuid droonirünnak polnud kaugeltki veel läbi. This is the second drones, and in this moment third drone, and I go down. It's very people were injured or killed. Unfortunately, one man who worked in civilian services, he stay near me. I stay in this place. He goes in car here, and 3 pieces of shrapnels directly attacked his body, and he died immediately.
Lapsed õnneks pääsesid, sest kasvatajad jõudsid nad õhuhäire ilmnedes käbedalt varjendisse evakueerida. Pavlogi pääses õnnetusest imekombel kriimustusteta ja tegeleb ka pärast surmalähedast kogemust endiselt hädavajajate abistamisega. Ka tema kuulub sarnaselt Tetjanaga ühendusse Dobrobat. Ta aitab ehitada, renoveerida elumaju ja ka koole, mis sõja kestel on hävinenud. Harkivi oblastis on koole palju, mis sõja kestel on venelaste raketitabamuse saanud. Oli siin sõjategevus esimestel kuudel eriti intensiivne, sest Vene sõdurid jõudsid päevaks sisse ka Harkivi kesklinna ning võtsid üle mitmeid koole, kus nad lõid endale tugipunktid. Коли над Харковом літали винищувачі, скидали бомби повсюду. Самі війська стояли дуже близько до городу, тому обстрілювали навіть з системів ГРАД. Були обстріли з забороненої зброї, касетні боєприпаси. І все це було направлено на цивільних людей. Üheks kooliks, mis suvel hävitati pea täielikult 2 Vene ballistilise raketi läbi, on Ljubotini kutsekool, kus ohutus silmas pidades toimuvad tunnid praegu ainult veebi vahendusel. Ми не знаємо, коли, в який час може статися така біда і може бути удар російською ракетою. Звісно, змінилось. Це нові виклики перед викладачами, нові виклики перед дітьми, але ми залишаємось в нашій країні, ми залишаємось з нашими дітьми і робимо все максимально для того, щоб вони мали все ж таки якісну, кращу освіту. Nii Olha kui ka Larissa on mõnes mõttes saatusekaaslased. Nende panust tagala ülalhoidmisel ei tohiks pidada vähem oluliseks kui rindesõdurite panust. Kuigi Larissa ise töötab Dnipros, teab ta, et väikelinnades ei leidu ühtki lastepsühhiaatrit. Dniproski on Larissa ainult lastele orienteeritud psühhiaater. Tema sõnul on aga vaimuhaigused Ukrainas tõusutrendis. Ainuüksi viimase 2 aasta jooksul on psühhiaatri poole pöördunud laste arv kasvanud 44%. Афективні розлади настрою, депресія пов'язана з тим, що депривація, відсутність спілкування з однолітками. Вони не можуть сходити, як раніше, погуляти. Вони повинні там навчатися в бомбосховищах і так далі. Але це такі афективні розлади, які піддаються корекції або психологічній, або педагогічній. Ja täpselt nii nagu arvata võib, plahvatavad venelaste õhuründeseadelised Harkivis lisaks päevasele ajale ka pilkases pimeduses. Praegusel ajal lisab uudsust aga totaalne elektrita olek, mis tõttu iga väiksemgi käepärast olev valgusallikas on kulla hinnaga. The first time in my 6 months. First time in 6 months? Yeah. Really? This situation, yeah. Is it scary for you? For me, no. For me, it's normal. Kuigi toas on täiesti pimedus ja väljas undab õhuhäire, sireen, siis siin pommivarjendus on generaatorite toel ikkagi üsna ilus selline õdus, hubane, kuidas iganes võtta elamine inimestele loodud või elamisvõimalus vähemalt, et nad saaksid siin magada. Ja ülevalt poolt koostub ka muusikat, seega otseselt elu ei pea sellepärast, et väljas käib rünnak seisma jääma. Mõne hetke pärast teeme juttu vabrikandiga, kelle tehasest tulev toodang on Ukraina majandusele sõja ajal lausa kulla hinnaga. Kiev, all big factory was destroyed now. Ja uurime, mida toob 2026 aasta sõjavaatest ja kas Trump pöörab lõplikult Ukrainale selja. Ta on isegi seda avalikult ütelnud, et ta kõnnib minema sellest olukorrast. Ukraina majandus on saanud 4 aasta jooksul küll kolossaalse põntsuosaliseks, kuid näitab märkimisväärset vastupidavust.
Kusjuures eelmise aasta majanduskasv oli umbes 2,5%. Paljud lääne äridki töötavad sõjast räsitud riigis endiselt, sest teavad, et nende tugi on mitte lihtsalt vajalik, vaid hädavajalik. Tema on Roman Kazanko, Kiievis tegutsev suurtööstur. Tema tehasest väljub väga mitme sektori jaoks hädavajalikke seadmeid. Sealhulgas toodab ja tarnib ta saunatehnikat Eestisse. Ka Romani tehas on sõja kestel saanud venelaste ründedronilt tabamuse, kuid see pole teda hirmutanud tehas sulgema. Romani tööd iseloomustav pidev ettearvamatus, sest lisaks õhurünnakutele ei tea ta iial, kes töölistest võib mingil ajahetkel väike kutsutuks osutuda. Now we have, I think, near 55 guys who fighting and near 20 who die in this war. Keskmiselt värvatakse Romani tehasest armeesse 2 inimest kuus. Uue töötaja väljakoolitamiseks kulub aga 2 aastat. Ja kuna sama oluline kui töötaja ise on tehase tööks oluline ka elekter, on sõda töörutiinikaardid täielikult segi paisanud. Today the main target is electricity. It's a gas electricity station. It's a connection center electricity. When you destroy and you can to deliver electricity, not only make, but if you have possibility to delivery, it's stopped everything. 22 aasta algul oli Ukrainas 6 droonifirmat, nüüdseks on Ukrainas 300 droonifirmat. Ehk et sisuliselt see nii-öelda kollektiivne talent, mis Ukraina rahval oli, rakendas ennast selle sõja innovatsiooni vankri ette. Ukraina täna toodab 95% droonidest, mida ta lahinguväljal kasutab ise. If you produce 1000 drones per day, you always ask what you want to destroy. In short future, Russian will be destroy all big plants because it's economy. If you destroy big shop, you destroy economy. If you destroy factory, you destroy economy. If you destroy big plants, you destroy the economy. Romani sõnul on venelased hävitanud praeguseks kõik suuremad tehased Kiievis ja irooniaga pooleks on ta selle eest isegi neile kohati tänulik, sest see on sundinud Ukrainat end täiskäigul moderniseerima. Näiteks asub Romani tehases maailma kiireim laserlõikur. Fastest laser in the world because he don't use servo moving privat, just magnetic in the air. Üleüldiselt on sõda mõjunud Ukraina majandusele turgutavalt. Leitud on täiesti uus hingamine. Ma arvan, et võib rääkida tulevikuvisioonides, kus Ukraina on Euroopa juhtiv riik. Ma arvan, mõnes valdkonnas on seda väga lihtne saavutada. Ma arvan, et täna sõjanduse tehnoloogias on see staatus saavutatud ja pigem Ukraina peab lihtsalt tagama, et see jätkuks. Enne sõda oli Ukraina üks vaesemaid Euroopa riike ja neil on kindlasti lootus sellele, et selle arenguga nad saaksid pikemat aega väga suurt majanduskasvu saavutada. Aga see võtabki aega. Ma arvan, et potentsiaal on olemas, aga sellesse Euroopa juhtiva staatuse jõudmise võtab 5 või 10 või rohkemgi aastat. Euroopa on kaartnud iseenda varju. Ameerika on olnud see maailmapolitseinik, nad on maksnud seda hinda. Nüüd tuleb välja, et nad enam seda hinda maksta ei taha. Okei. See viis, kuidas Trump on sellest märku olnud, on küll väga ebaprofessionaalne ja isegi lapsik, aga see punkt seal taga on õige. Euroopa on tugev ja võimas piirkond. Mida toob aasta 2026 sõjale? Kas me saame tõepoolest väita, et sõda on viimaks lähenemas lõpule, nagu väitis ametist lahkuv USA erisaadik Keith Kellogg viimati? Tahaks ju küsida, et mida on tal kaotada, et sellist juttu rääkida? Mina ei usu seda, et see lihtsalt olud ei ole sellised. Ja Venemaa ei ole näidanud nagu ühtegi tahtepoegagi. Mina ei näe, et see sõda kohe läbi saaks, sest Venemaal on ründepotentsiaali. Venemaa ei lõpeta ja viimase 300 aasta jooksul ei ole lõpetanud sõdu, kui neil on võimalik midagi ära võtta veel vastaselt. Trump kindlasti ei taha uut aastat alustada samamoodi lubadusega Ukraina sõda lõpetada, et ta on isegi seda avalikult ütelnud, et ta kõnnib minema sellest olukorrast. Tõenäoliselt teeb, kui ta tähelepanu mujale juhtida. Nad lõpetavad alati siit ja see on ühtemoodi seal agressiooniraamatus ajaloos kirjas, siis kui nende ründepotentsiaal lihtsalt otsa. Kas raha saab otsa, elavjõud saab otsa või relvad saavad otsa, mis iganes otsa saab, siis lõpetavad sõja. Et kõik kaardid on praegu Trumpi käes. Kui Trump eeldab, et Euroopa liitlased niikuinii jäävad talle truuks, sest neil ei ole muud valikut, siis iseenesest ei maksa talle
ütleme liitlaste eesti keeli öeldes kottimine suurt midagi. Ellujäämise eest võitluse sõjas ei saa teha vaherahu vaenlasega nagu Venemaa, kes on mitu või mitukümmend rahulepingut juba lihtsalt pooleks rebinud alates 2014. aastast. Tuleb jääda ikkagi realistiks, et kümnendi lõpuni tõenäoliselt me kahjuks kuuleme veel sõjauudiseid sealt. So what it will take to make Russia collapse? I think people expect out of Ukraine too much, forgetting that it's only state that was reestablished, regained independence 34 years ago. Plus we have our own problems, so we can't pull ourselves out of problems we have. We need our partners' support. Milliseid julgeoleku tagatisi peaks Ukraina endale nüüd nõudma, kui me võtame malliks selle, et NATO-ga liitumine on siiski välistatud? Euroopa Liidu liikmelisus oleks tegelik ainus garantii, et Ukraina ründamise korral, nüüd jätkuolukorras, see probleem kohe rahvusvahelistuks niimoodi, et keegi ei saa Euroopa kontinendil öelda, et see ei ole nende asi. Ma arvan, et tugevaim julgeoleku garantii Ukrainale on tugev Ukraina armee. Tegelikult ei ole isegi oluline, kas see on lääne antud relvadega või Ukraina toodetud relvadega või Lõuna-Koreast ostetud relvadega. Eesmärk on see, et Ukrainal on armee, mis suudab ennast ise kaitsta. Sõda Ukrainas on väldanud 4 aastat. Nende 4 aasta jooksul on nii Pavlo kui ka Tetjana peas korraks tõepoolest läbi käinud mõte, et ehk peaks oma elu lääne poole ümber viima. Tetjana isegi proovis korraks Kiievis elada, kuid sai üsna kiirelt aru, et see lihtsalt pole kodu. Якщо ти хочеш жити в безпеці, то це не Харків. Дивіться, із-за того, що багато дуже атак, і впродовж дня їх декілька, ти не можеш постійно знаходитися в бомбосховищі. В тебе є життя, тобто в тебе є якісь фізіологічні потреби. Тобі треба купити їжу, тобі треба приготувати, поїсти, тобі треба сходити на роботу. Тобто це не можна робити в Харкові, якщо притримуватися всіх правил безпеки. Тому є такий момент, що нам приходиться це робити на свій страх і ризик. We considered with my wife, I have 3 children. My little daughter 6 years old and 2 sons, 14th and 15th. And we considered in the beginning of the war to stay in Kharkiv and help people, because we understand if all people go away from Kharkiv, who can help for another. And yes, after this situation where I was, sometimes I have some thought about moving to another city or another country, but now I not decided it. Ukrainlased purjetavad uuele aastale vastu teadmatuses, kuid lootuses, et lääs, kes nende eest on lubanud võidelda ja mitte lihtsalt, vaid nii kaua kuniks seda Ukraina palub, ei müü nüüd nende vabadust ootamatult maha. But I really understand that this war can finish in only one case, when Putin died. It's part of our history, not light part, but it's our history, yeah. And I try to save this wall. Everything another will be destroyed. We started. I'm absolutely sure in future we can be production hub for Euro Union. We have all resources to make very good quality product and with good prices. And I hope we will be like this for European Union. Ukrainal on väga-väga palju väljakutseid füüsilise taristuga ja heast füüsilisest taristust üksinda ei piisa ühegi asja tegemiseks tehnoloogia maailmas, aga ikkagi tahaks tuua siia väga häid sideühendusi, taas luua olukorda, kus Ukraina on üks odavamaid energiatootjaid maailmas, mis omakorda loob võimaluse väga suurte andmekeskuste loomiseks, AI treenimiseks. Oskate te öelda, kuidas näeb ukrainlane praegu nii enese kui oma riigi tulevikku 10 aasta pärast?
see on väga hea küsimus kellelegi, kes tuleb riigist, kus kõik elavad üks päev korraga. See ukrainlane võib-olla, kes seal midagi kaugemale mõtleb või tahab mõelda, väga tihti nii-öelda see ukrainlane on juba siit riigist lahkunud, ütleme niimoodi. See, kes on koha peal, proovib lihtsalt eladagi iga päeva hommikust õhtuni tavalises elurütmis. Ja ega see ei tähenda, et elu oleks seisma jäänud Ukrainas. Inimesed ikka abielluvad, mu sõbrad ka abielluvad ja saavad lapsi. Я мрію про родину, я мрію про часи, коли я зможу просто бути разом з моїм чоловіком, планувати наше майбутнє, народити кілька дітей і просто жити це щасливе, безтурботне життя з якимись маленькими проблемами по типу зламалася пральна машина, або треба заправити автомобіль, або треба завести дітей в школу. Але не думати про те, що завтра тебе може не бути. Навпаки, мріяти, будувати своє життя, своє майбутнє. Kindlasti ei saa ma väita, et 100% ukrainlasi oleks seda meelt, et mitte kunagi enam ei toimu mingit suhtlust Venemaaga, et noh, aga ma arvan, et see hulk on väga-väga suur. Ainus viis seda sõda lõpetada edukalt ja lõplikult on hävitada Vene ründepotentsiaal ja kiirem viis selleks on vabrikud tööle panna ja rakette ja tanke ja droone ja kõik Ukrainasse saata. Ma mõtleks kõikides eluvaldkondades väga tõsiselt selle peale, mis toimub täna Ukrainas ja valmistuksin selleks. Selle jaoks võib-olla oleks mõistlik tulla Ukrainasse ja vaadata, kas on see omavalitsus, meditsiin, haridus, kuidas nemad siin elavad, minna koju tagasi ja teha ettevalmistused, et me oleks selliseks olukorraks paremini valmis. Віримо в те, що скоро буде перемога і війна закінчиться. Війна закінчиться, повернуться наші діти до звичайного життя, відбудуються всі наші заклади, будівлі, переміщення, запрацює економіка і все буде добре, все буде Україна. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав. Скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо ширше, просимо про мир для України. Ми боремось за це і молимось за це.